Tšau! Tänase video peakangelane on teie ees minu ustav sõber Worksi mururobot, kelle kati on ristunud Suleviks. Ta on minul olnud juba aastast 2017 ja on mind selle aja jooksul ausalt öeldes ülihästi teeninud. Ma olen paar korda siin mõne pisema remondi teinud. Ühe korra olid katki siin ninas juhtmed ja ühe korra oli mingi tarkvara probleem, aga need mõlemad lahenesid suhteliselt sujuvalt. Ma olen talle teinud ka ühe modifikatsiooni, mille ma tegin eelmise aasta suvel seoses sellega, et nüüd kui me kolisime viimati, siis meie uues kodus on krunt küllaltki suure kaldega, nii et aianurkades Sulev kippus libisema natuke piirdekaablist väljapoole ning ninaga vastu piirdeaeda, kus ta ei saanud enam iseseisvalt tagasi. Ma sain internetist foorumitest soovituse, et puldiautorattad õiges mõõdus on parema pidamisega kui originaal ja siia oli vaja vahele printida üks väga lihtne adapter, millega sai need rattad siia ilusti alla ja tõesti olukord paranes. Põhjus, miks me Suleviga ilusal kevadpäeval garaažis istume, on see, et Sulev vajab hoolt. Sulevil nimelt on tekkinud üle talve niisugune probleem, et ta läks küll esimese kevades ilmaga ilusti niitma, aga koju jõudes enam ei laadinud. Esimese asjana ma kahtlustasin, et ära hakkab surema kas tema toiteadapter või siis tema laadimisjaamas ja olev elektroonika. Käisin internetis, otsisin välja, mis väärtused peavad seal igal komponendil olema ning mõõtsin ära kõigepealt toiteadapteri enda pinge, kui robotit ei ole küljes, mis oli umbes 32 volti, nagu ta peab olema, ning seejärel mõõtsin ära ka siia roboti nina peale klemmidesse tuleva pinge, mis on ilma robotita 13 volti ja kodu siis tõstab selle vastavalt aku pinge peale, kui robot läheb külge. Ning ka need mõlemad olid korras. Nii et ma pean hakkama seda viga otsima siit roboti enda seest. Esmalt ma siis võtsin välja Sulevisest aku. Ma kontrollisin aku kiiresti toiteplokiga ära ka, et igaks 10 juhuks, et äkki aku mingil põhjusel ei võta voolu vastu. See oleks küll äärmiselt ebatõenäoline, kuna aku voolu välja annab. Ja see on niivõrd rumal aku, et ma ei oodanud, et seal oleks mingisugune eraldi kaitseahel laadimisele ja tõepoolest ei olnud. Seejärel ma keerasin Sulevi nina küljest ära selle nina mooduli, kus on tal siis laadimisklemmid ning ka sama detaili küljes on asendeandurid sellele piirdekaablile ja viga ma kaugelt otsima ei pidanudki. Siin on see tema nina moodul siis ja need esimesed klemmid või need plaadid siin, nende järgi laadimisjaam saab aru, et robot on laadijas ning lülitab sisse kõrgema laadimispinge ja nende tagumiste klemmide kaudu toimib siis laadimine. Ja kui siit nüüd vaadata, siis selle parempoolse klemmi küljes on ilusti punane juhe, mis siin liigub edasi-tagasi, kui seda klemmi vajutada. Siis teine pool, kus on siis miinuspoole juhe, siis see on tõepoolest katki. Ma nüüd enne edasi lammutamist käisin korra YouTube'is ja vaatasin, kui palju peab lahti võtma, et see ninamoodul roboti küljes kätte saada ning ma otsustasin, et ma ei tee seda. Sest sellest tuleb kõik täiesti algosadeks võtta, nii et ma võtan ära ainult selle roboti ümber oleva musta plastikus kaitse või katte, millega ta vastu esemeid sõidab. Ning seejärel juba loodetavasti on see piisavalt ruumi, et ma saaks selle sama juhtmisi roboti küljes ära parandada. Laadimisklem on mul nüüd kenasti näpu vahel ja siin on tõepoolest see katkine juhe, mille teine ots peaks siis kinnituma siia. Ma vaatasin üle ka teise poole, siin on küll juhe veel terve, aga ausalt öeldes siit selle paindumise koha pealt on ka juba näha neid valgeid jälgi. Siin garaaži riiulis üks kast, kuhu mul on ajaga kogunenud igasugu auto ja muid juhtmeid. Ma leidsin siit ühe rohelist värvi juhtme, mis on 0,75 ruutmillimeetrit läbilõikega. See on küll rohelist värvi, aga ega mul see roboti sees suurt vahet ei ole, mis värvid on, nii et ma lapin ta sellega ära. Näeks? Ära nüüd puutu, see on kuum. Midagi aru ei saa.
ninasse 4 uut juhet ning enne veel, kui ma ta lõplikult kokku panen, siis ma otsustasin, et ma puhastan ta ära ka, ta näeb üsna päevi näinud välja. Hea lihtne variant oleks survepesur, aga üldiselt ma arvan, et mururobotit ei peaks survekaga pesema, nagu ütleb ka kasutusjuhend ja tema peal olev kleebis. Nii et ma proovin oma Cephali jalgrattapesuvahendi, mis üldiselt leotab mustuse suht hästi lahti. Sulev on pestud ja näeb välja peaaegu nagu uus või vähemalt nii puhas ei ole ta kindlasti aastate jooksul olnud. Ja nüüd ma panin ta kokku tagasi ning kuna ma tegin ta märjaks, siis ta keeldub hetkel sõitmast, sest minu Sulevil on siin selja peal sellised 2 polti, mis on tema vihmaandur. Kui need saavad märjaks ja poltide vahele tekib elektriühendus, siis ta otsustab, et vihma sajab ning äpist on ta määratud, et 1,5 tundi pärast vihma või vihma ajal tal ei ole lubatud liikuda. Aga nüüd, et testida, kas mu remondiprojekt kandis vilja, siis ma lükkan Sulevi käsitsi tema koju. Tema Sulevi kuut on seal lillepeenra all ja selleks, et näha, kas ta laeb, kuna ma ei jaksa oodata, siis ma pean ära võtma selle tema kodu sissepääsu ülemise piiride laua, et siit üle Sulevi piiruda ja näha, kas laadimisindikaator läheb põlema. Ja tõepoolest, tuli läks punaseks ning Sulevi enda ekraani peal on peaaegu ka näha, kaamerast vist ei ole näha, kiri charging. Kui ma ei oleks filminud ja seetõttu pidanud paari sammu uuesti tegema, et ma unustasin õigel hetkel kaamera käima panna või klipp oli fookusest väga väljas, siis mul oleks kulunud umbes 45 minutit, mitte rohkem. Ning lisaks ei kulub mul sellele tööle mitte ühtegi eurot. Kui ma oleks selle asemel masina viinud Stokkerisse või mõne muu remondipartneri juurde, oleks ma ilmselt oodanud umbes nädal aega järjekorras ja mulle oleks müüdud terve uus ninamoodul, mille hinda ma küll ei vaadanud, aga ma arvan, et see on sinna 100 euro kanti kindlasti. Nii et jah, ma olen igati rahul. Kui sa minuga nõustud ja tahad ka edaspidi erinevaid tööriista ajatehnika nippe näha või minu muudest tegemistes osa saada, siis telli mu kanal ja pane like. Ning kui sul tekkis küsimusi või sa vajad abi mõne säärase probleemiga, siis sa võid julgelt minu poole kommentaarides pöörduda. Seniks aga tšau ja kohtume järgmises videos.